operatsioonile järgnenud hommikul andis president Trump Mar-a-Lagas pressikonverentsi, kus ta ütles, et So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. Ja siin ongi see oluline imperiaalne komponent, et tundub, et just täpselt seda praegu USA ongi väitmas, et tegelikult nad saavadki seda teha. Tegemist on dokumendiga või doktriiniga, mis põhimõtteliselt defineerib ühe riigi välispoliitilise suunitluse. Monroe Doctrine, we sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't forget about it anymore. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Won't happen. Tere, professor Mälksoo. Väga tore teid täna siin näha. Ma vaatan, te ei ole üle nii mustas, nii et vist päris rahvusvahelise õiguse matuseid meil siin veel ei ole. Jah, mingi punane ja valge joon kuskilt jooksevad ka läbi. Ja. Siis on veel millest rääkida, ei ole veel kõik läbi. No, rääkima peab, jah. Me oleme teid kutsunud siia arutama hiljutisi sündmusi Venezuelas, millega seoses on muidugi nüüd kõlanud kõik need vastakad arvamused ja täiesti arvestatav hulk inimesi on väitnud, et rahvusvaheline õigus on kas surnud või seda pole kunagi olemas olnudki. Et mitte päris tormata sellega nõustuma, me mõtlesime, et tasuks ikkagi kutsuda teid saatesse ja uurida natuke, mis on see, mida sellest olukorrast välja lugeda või mis on nüüd, mis on muutunud, kas on midagi muutunud. Ja alustaks sealt, et kas tegemist oli rahvusvahelise õiguse rikkumisega? Noh, alustame kõige lihtsamast. Ja. Noh, mulle tundub ikkagi, et oli ja see vist on ka selline siiski konsensus, mulle tundub rahvusvahelise õiguse ekspertide seas. Ma ei tea, Ameerika rahvusvahelise õiguse ühing tegi avalduse, nimetades seda rahvusvahelise õiguse rikkumiseks. Ma näen ka Institut de Droit International, mille liikmeskonda ma kuulun praegu, mõtleb selle üle, et mingi avaldus teha. Noh, väga vähe on kuulda olnud rahvusvahelise õiguse ekspertide tõlgendajate seas arvamust, ja kõigepoolest ma ei olegi seda kuulnud, et see võiks nüüd kõik olla õiguspärane, tuuakse mingeid muid, ütleme, poliitilisi argumente, öeldes, et aga Maduro võib-olla ei olnudki legitiimne. Need ei ole tingimata rahvusvahelise õiguse argumendid, aga muidugi see laiem pilt on, ja ilmselt sellega ma ennetan mõnda järgmist küsimust, on see, et tsiteerides meie Eesti oma Andreas Kaju, et keda see üldse veel huvitab. Ta kirjutas oma arvamuses, et rahvusvaheline õigus ei huvita selles situatsioonis kedagi. No praegu me seda saadet teeme, et võib-olla siis ikkagi kedagi veel huvitab mõnda. Aga see on see laiem küsimus, et mida ta näitab, on see, et jah, niimoodi on võimalik teha. Me näeme seda, et rahvusvahelisest õigusest, nii nagu Venemaa, minu arvates seda on Ukrainas sellest üle sõitnud oma agressiooniga, siis praegu näitab USA seda, et nemad ka võivad teha asju, mis tuletavad meelde, ütleme, koloniaalajastu situatsioone ja muidugi sellest kohe otseselt ei tulene, et kogu rahvusvaheline õigus või igal pool on ära kadunud, aga kindlasti me tänaseks vist oleme sisenenud, kus mingid asjad on juhtunud ja juhtumas, mida veel isegi 5 aastat tagasi ei oleks enamus inimesi ka halvas unenas näinud, et see on igapäevane. Põhiline norm, mis on selle konflikti asjus välja toodud, on ÜRO harta artikkel 2 lõige 4. Mis õiguslikku analüüsi te annaksite selle normi valguses ja mis oleksid võimalikud õigustused USA poolt jõu kasutamise osas? Jah, aastal 1945 juunikuus, kui ÜRO põhikiri või harta vastu võeti, siis mõneti see oli selline keskne õiguslik poliitiline otsus selle harta vastuvõtmisel, et muuta siis relvastatud jõu kasutamine ja sellega ähvardamine nii-öelda esimesena, muuta see tabuks.
ja keelustada see rahvusvahelise õiguse vastasena. Tõsi, sellel ÜRO hartal olid siis ka oma võib-olla eelkäijad rahvusvahelises õiguses 1928. aasta Briand Kelloggi pakt, aga see oli natuke teistmoodi sõnastatud ja nagu me kõik teame, siis seda ka muidugi teise maailmasõja alguses rikuti, eks ole, nii et selles mõttes tuli harta vastu võtta. Ja harta ütlebki, et ta keelustab artiklis 2 lõige 4 relvastatud jõu kasutamise, sellega ähvardamise. Hartas on ainult 2 erandit eraldi välja toodud, sellele see on siis riigi õigus enesekaitsele, aga see on siis, kui on toimunud relvastatud rünnak, et sa sellele vastad ja siis sul on õigus enesekaitsele ja sa käitud õiguspäraselt ja teine on siis ÜRO Julgeolekunõukogu kollektiivne otsus rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamiseks. Nüüd muidugi terve juba külma sõja vältel on eriti suurriigid püüdnud nagu sellest iseenesest väga lihtsast ju skeemist ka mööda hiilida. Nad on üritanud näiteks enesekaitset laiendavalt tõlgendada, öeldes, et ei pea olema if an armed attack occurs, või kui relvastatud rünnak on toimunud, vaid ta ei pea ära ootama, ta ütleb, et aga meie arvates see võib juhtuda või on kohe juhtumas ja siis on õigus käituda, on olnud küsimuseks siis nii-öelda kodanike päästmine välismaalt, mida mõned riigid on väitnud jällegi, et see on ka õiguspärane. Ja ikkagi seda harta ajaloo jooksul on selles mõttes neid rikkumisi või üleastumisi olnud. Eriti huvitav ja keeruline on situatsioon, kus relvastatud jõu kasutamise keeldu rikutakse siis väidetavalt inimõiguste kaitseks. Näiteks ütleme, rahvusvahelise kogukonna protestid olid suhteliselt mõõdukad, kui Ugandas kukutati diktaator Idi Amin välisriigi sekkumise tulemusena või kui siis Vietnam pani toime interventsiooni Kambodžas Pol Poti režiimi vastu, sest see oligi relvastatud jõu keelu rikkumine, aga samas jällegi nii-öelda eesmärgil, millega enamus rahvusvahelisest kogukonnast tegelikult sai nõustuda. Ehk siis tuleb vaadata natukene ka seda viisi, kuidas miskit nagu hukka siis mõistetakse, et kas see on kui tõsine see asi on. Ja nüüd, kui USA võimalikest argumentist rääkida, siis muidugi tegelikult see laiem foon, miks paljud inimesed ongi ka võib-olla mures ja üheselt peavad seda rahvusvaheliseks õiguse rikkumiseks, on see sama, et tegelikult USA on laiemalt tõstatanud selle Monroe doktriini, mis oli siis 19. sajandi algusest pärit doktriin, millega USA nagu nõudis endale geopoliitilisi eesõigusi siis ka Lõuna- ja Kesk-Ameerikas, eriti eurooplaste vastu. Ja just võib-olla mitte doktriini algus aastakümnetel, aga 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses see ka arenes selliseks imperialistlikuks doktriiniks, ütleme USA interventsioonid kuskil Nicaraguas ja Kuubal ja mõnedes teistes kohtades. Nii et selles praeguses novembrikuus vastu võetud rahvusliku julgeoleku doktriinis on see Monroe doktriin, kus juures Trumpi lisandusega on siis nagu ära nimetatud, et see on nüüd see uus poliitika, millest lähtutakse. Ja siis tuuakse esile, et Maduro on, need on juba poliitilised argumendid minu arvates, või see süüdistus praegu, mis tal on USA kohtuses esindatud, et narkoterrorism, aga mis see täpselt üldse on, mis asi on narkoterrorism, sellist kuriteo koosseisus, peab vaatama, et kas see on üldse poliitiline või õiguslik termin ja kui see on mõneti see alus, mille pinnal peaks saama nagu teise riiki siseneda ja selle riigi pead vahistada, siis ju tegelikult võib sama teha kuskil Kolumbias või mõnes teises riigis ka ja siin ongi see oluline imperiaalne komponent, et tundub, et just täpselt seda praegu USA ongi väitmas, et tegelikult nad saavadki seda teha. Et see mahub täiesti selle piiridesse, mis on
mõistlik, vajalik ja et see ongi selles mõttes siis võib-olla isegi rahvusvaheline õigus, kuigi nad ei räägi sellest terminist, on muutunud või siis rahvusvaheline kord. Sest rahvusvahelisest õigusest muide rääkides ei tohi ju kunagi tegelikult unustada seda, et ta on tähistanud erinevatel ajastutel erinevat asja. Et see jõukomponent, ütleme, rahvusvaheline õigus oli olemas, sellest räägiti, sellest kirjutati õpikuid ja anti ülikoolis loenguid ka 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses, kui ta oli üdini imperiaalne ja lähtus sellest, et maailm jaguneb tsiviliseerituteks ja mitte tsiviliseerituteks ja interventsioon on okei või isegi vajalik. Nii et rahvusvahelise õiguse ajaloo huviliste perspektiivist ongi see, et laiem küsimus täna selles, et kas me kuidagiviisi liigume tagasi praegu selliste sammudega mingisugusesse varasemasse ajastusse, kus suurriigid ei loe ennast otseselt seotuks vähemalt enda käitumise suhtes selle sama ÜRO harta nõudmistega, mis räägib riikide suveräänsest võrdsusest, mis räägib relvastatud jõu kasutamise keelust, millest omakorda tulevad muud asjad, näiteks Viini rahvusvaheliste lepingute õiguse konventsioonis idee, et sunni tagajärjel sõlmitud leping on õigustühine, et terve rida asju kehtiva rahvusvahelise õiguse reeglistikus mõneti tänapäeval sõltub sellest relvastatud jõu kasutamise keelust, riikide suveräänsest võrdsusest, et kui need nagu praktikas neist niimoodi üle sõidetakse, et nendest printsiipidest enam nagu sirge näoga väga rääkida ei saa või üldkehtiva reeglina rääkida ei saa, siis sellel on saaksid olema päris suured tagajärjed rahvusvahelisele õigusele kui tervikule. Kas te saaksite avada natukene Monroe doktriini just õigusliku jõu poolt, selles mõttes, et kuna see tundub, et see on üks allhoovusi sellele konfliktile, et kas ta üldse kannab mingit õiguslikku jõudu endas ja mis ta selles mõttes õiguslikult üldse on? No siin on, ma küsin muidugi siin ühte asja teist vastu analüütiliselt, et tegelikult ju siis see teema, mida me sellega avame, puudutab õiguse ja poliitika omavahelist suhet, et kas on võimalik päriselt puhtalt eristada näiteks õiguslikke doktriine ja poliitilisi doktriine. Ja ma kardan, et see alati ei ole võimalik. Toon sellise näite, et 18. ja 19. sajandil Euroopa rahvusvahelise õiguse kontekstis räägiti küllaltki palju jõudude tasakaalu ideest, balance of power või Gleichgewicht der Mächte. Ja see oli ühtlasi nii poliitiline doktriin, kui ka tal olid mingisugused õiguslikud väljundid, õiguslikud komponendid, näiteks 18. sajandi alguses, ma ei tea, Utrechti ja Amsterdami lepingutesse kirjutati see sisse, mis olid multilateraalsed rahulepingud, et see on millest riigid lähtuvad. Või siis, kui me võtame näiteks külma sõja ajal Nõukogude Liidu, siis Nõukogude Liit õigustades oma relvastatud sekkumist Ungarisse 1956 ja 1968 siis Tšehhoslovakkiasse kasutas sellist doktriini nagu sotsialistlik rahvusvaheline õigus. Mõned doktriinid on ka sellised, et mida mõni riik väidab, et tema arvates on see rahvusvaheline õigus, aga millega teised ei ole tingimata leppinud. Ehk siis nad kasutasid seda selles tähenduses, et kuna nemad on sotsialistlikud riigid, siis nad võivad näiteks minna ma ei tea, sekkuda Tšehhoslovakkias ja see erineb üldisest rahvusvahelisest õigusest, mis keelustab relvajõu kasutamise, et see üldine rahvusvaheline õigus liigub nagu justkui tagaplaanile sotsialistlike riikide vahel, ehk siis tegelikult see oli ka selline mõneti nagu suurruumi nõue Nõukogude Liidu poolt. Ja nüüd, mis puudutab seda Monroe doktriini, ta selles mõttes on otsapidi kuidas öelda, olnud ka rahvusvahelise õiguses arutlusobjektiks, näiteks 1919. aasta Versailles rahuleping räägib Monroe doktriinist ja ta räägib seda selles mõttes, et sellega üritati meelitada USA-d Versailles rahulepingut ratifitseerima, mida siis lõpuks küll ei juhtunud. Ja oligi see, et USA sisuliselt võib oma mõjusfääris kuidagiviisi jätta endale endiselt vabad käed, nii nagu tema sellest
sellest doktriinist lähtuvalt aru saab, eks selles mõttes nii-öelda seda Versailles rahutegu üritati kuidagiviisi ühitada Monroe doktriini ideedega ja näiteks kui vaadata rahvusvahelise õiguse ajalugu, siis 1920-30 aastatel ka need õigusteadlased Saksamaal, kellest hiljem saavad natsid, nagu näiteks Carl Schmitt, nad päris palju nii-öelda meeldib neile, või nad üsna kriitiliselt ja palju räägivad sellest Monroe doktriinist kui nii-öelda Ameerika imperialistlikust doktriinist, et justkui neile siis oleks see lubatud, aga muidugi Schmitt ja sakslased siis sellel perioodil tegid sellest oma imperiaalsed järeldused ja öeldes, et siis võib-olla Euroopa või ka Ida- ja Kesk-Euroopa on siis omakorda Saksamaa suur ruum. Aga mu ütleme, kokkuvõtte vastus on see, et mõnede doktriinide puhul ongi keeruline eristada seda, et kus see juriidiline komponent lõpeb ja õiguslik komponent algab või poliitiline komponent algab. Aga kui küsimus on selles, et kas tegemist oli rahvusvahelise õiguse rikkumisega ja Monroe doktriin on üks argument, mida tuuakse Ameerika poolt, et miks oli õigustatud, mida tehti, siis minu jaoks vähemalt küll muutub väga relevantseks see küsimus, et kui tegemist on dokumendiga või doktriiniga, mis põhimõtteliselt defineerib ühe riigi välispoliitilise suunitluse ja see ei ole kuidagi mitmepoolne ja eurooplased ei ole seda kuidagi ratifitseerinud, siis ma ei näe, kuidas see võiks olla argumendiks küsimus, et kas tegemist oli rikkumisega või mitte. Ja mina selles mõttes ei maininud seda sellise nii-öelda õigustusena, et aga näete, see on kuidagiviisi kaetud Monroe doktriiniga ja sellepärast liigume edasi, aga ja ma ütlen selle Monroe doktriini kohta ka seda, et see on ikkagi praeguse Trumpi administratsiooni poolt üheselt nagu taaselustatud. Ma arvan, et Monroe doktriin USA päris mitmete administratsioonide jaoks, võib-olla demokraadid isegi rohkem kui vabariiklased, aga oleks viimastel aastakümnetel olnud, ütleme nii, et nad ei oleks seda nimetanud. Tõsi on muidugi see, et USA, kuidas öelda, teostas interventsioone Kesk-Ameerikas ka näiteks 1980. aastatel. Et 80. aastatest on ju pärit see kuulus ÜRO rahvusvahelise kohtu otsus Nicaragua versus USA, kus siis USA-le kohus leidis, et USA rikkuski seda relvastatud jõu kasutamise keeldu, interventsiooni keeldu Nicaragua suhtes. Siis Panama diktaator Manuel Noriega juhtum 1989. aastast, ka Grenada jääb sinna 80-ndatesse. Kuubaga see seis on olnud ju läbivalt, et need USA ja Kuuba suhted ei olegi nagu päris normaalsel pinnal kunagi korda saanud, ainult mingisugune kruiisilaevad vist võisid seal lühikest aega USA-st tulla ja Obama ajal randuda, aga ma ei teagi, kas see edasi kestab või mitte. Monroe doktriiniga on muidugi väga huvitav see, et kui ta algselt kokku pandi või kui algselt väljendati, siis ta oli väga teistsugune sisult. Võiks lausa öelda, et vaata, et vastupidine, sest see seisnes ju algselt selles, et takistada Euroopa kolonialismi Ameerikas, Lõuna-Ameerikas spetsiifiliselt, ja et hoida ära Euroopa sekkumist Ameerika mõlemas Lõuna- ja Põhja-Ameerika asjadesse. Aga selle teine väga oluline külg oli see, et Ameerikaga väljendas, et nemad ei sekku Euroopa asjadesse, ehk siis selles oli väga selgelt olemas selline kahepoolsus. Aga praeguseks koos Trumpi lisandustega on näha, et see on mõistetud täiesti teisel moel, pigem niimoodi, et Ameerika võib sekkuda Lõuna-Ameerika asjadesse ja tegelikult ka Euroopa asjadesse ja eurooplased pigem ei tohiks selle peale midagi öelda. Ehk siis mõneti ikkagi siis kel jõud selle õigus, sest et kui ütleme, Euroopa riikidel ei ole näiteks Gröönimaal midagi USA-le nii väga vastu panna jõupoliitiliselt, siis nii lihtsalt on. Aga ütleme, ajalooliselt veel üks dimensioon sellel Monroe doktriinil tegelikult on ka selles, et kõige konservatiivsem suurvõim 1820. aastatel Euroopa poliitikas oli Tsaari Venemaa. Et mõnes mõttes see
ütleme, see Monroe doktriin sõnastati sellel pinnal, et tõesti Ladina-Ameerika riikides olid tekkinud revolutsioonid, see Hispaania, Portugali koloniaalvõim oli lagunemas ja nüüd Venemaal oli väga tugevalt see doktriin, et tsaaride, keisrite võim on ikkagi jumalast ja sellepärast tuleb revolutsioonidele vastu astuda, nii nagu seda tuli teha Prantsuse revolutsiooni vastu, nii siis ka selles mõttes nende Prantsuse, Hispaania ja Portugali koloniaalriikide lagunemise vastu Lõuna-Ameerikas ja tegelikult see Euroopa suurvõim, kes enim rääkis nii-öelda interventsioonide võimalikkusest või vajalikkusest Lõuna-Ameerikas oligi tsaari Venemaa Euroopa kongressidel 1920. aastatel, ehk siis tõepoolest algselt, kui see USA doktriin sõnastati, tal oli selles mõttes nagu peaaegu et kaitsedimensioon, et sisuliselt sõnum potentsiaalsetele Euroopa riikidele, et ärge te siia tulge sõdima või ärge siia tagasi tulge. Aga jah, et minu jaoks on kõige olulisem mutatsioon selle Monroe doktriini juures see, et ikkagi 19. sajandi lõpuks, 20. sajandi alguseks USA nagu kasutab seda, seal president Teddy Roosevelt ja kes nad teised olid, et reaalselt kehtestada siis kontrolli teatud Lõuna-Ameerika riikidele. Üks peamine põhjus siis, miks too uus USA operatsioon Venezuelas aset leidis, oli süüdistus Nicolas Maduro vastu, et tegemist on narkoterroristiga. Kuivõrd annab taoline põhjendus vabad käed USA-le taolist operatsiooni ellu viia üldse? Mis tingimustes see on võimalik ja kuidas seda on üldse võimalik teha? Mulle tundub, et need argumendid sellise mõiste ümber, nad saavad olla esmajoones poliitilised. Kunagi, kui rahvusvaheline kriminaalkohus loodi, siis tegelikult ühe esialgse impulsi selleks andsid Kariibi mere mõned väikeriigid ja nad ütlesid, et nad vajavad välist abi narkokaubandusega toimetulekuks, aga tegelikult rahvusvahelises kriminaalkohtus see suund võeti teises suunas ja hakati siis mõneti nagu nii-öelda Nürnbergi tribunali universaliseerima, ehk siis seal nendeks kuritegudeks said siis sõjakuriteod, inimsevastased kuriteod, genotsiid ja agressioonikuritegu, et need narkokuriteod kuidagi jäeti sealt välja. Lisaks sellele, kui ühitada siis mõisteliselt kuidagi narkokaubandus ja omakorda terrorism, siis muidugi on siin kohe ka selge, et see ka terrorismi mõiste iseenesest on riikide vahel, ütleme, vaieldav, tead see kuulus lause, et ühe poole vabadusvõitleja on teise poole terrorist, et mulle tundub see narkoterrorism ma ei tunne küll USA õiguse poolt, et kuidas seda sama argumenti saab USA õiguse alusel esitada, sest see on ka üks asi, mida me silmas peame pidama, et suured tugevad riigid, nad tihti ei lähtugi ainult või peamiselt rahvusvahelisest õigusest, vaid ka oma siseriiklikest arusaamadest, sest nad justkui peavad seda enesestmõistetavaks, et see, mis neid puudutab, kui mingi asi neile haiget teeb, näiteks mingi narkokaubandus, siis nad võivad muuhulgas tugineda ka oma siseriiklikule õigusele, et näiteks kui minu esimene aasta USA-s õppides oli küllaltki ammu, oli 98-99, kui ma olin Georgetowni ülikoolis magistratuuris, õppisin rahvusvahelist õigust ja ikkagi rahvusvahelises kriminaalõiguses, mis mulle sealt ikkagi meelde jäi, on see, et USA-s näiteks seda kohtute jurisdiktsiooni kriminaalasjades tõlgendatakse küllaltki laiendavalt. Neil on selline asi nagu protective principle või kaitsepõhimõte, et kui kuskil mingi asi on USA huvide vastu olnud, siis nad väidavad endal selle jurisdiktsiooni olevat, sellega tegeleda ja see juba, kuidas seda siis
kvalifitseerida juriidiliselt, noh, tõenäoliselt see tuleb esmajoones ikkagi nende jaoks USA õigusest. Aga selles osas minu teadmised detailis on paraku piiratud. Aga isegi kui me jaataksime täielikult seda, et narkoterrorism sellisel kujul, nagu see praeguses juhtumis esineb, on miski, mille vastu riik võib teostada enesekaitset, siis praegu meil vaatab otsa olukord, kus seda süüdistust, mis on Madurole esitatud, on juba hakatud muutma, nüüd kus ta on Ameerikas kohtu all. Ja samal ajal tulevad avaldused nii USA asepresidendilt J.D. Vance'ilt kui ka president Trumpilt, mis väga suurt rõhku on asetanud tegelikult naftale. Näiteks nagu president Trumpi avaldus, tänane avaldus, kus ta kirjutas, et 30 ja 50 miljoni vahel barrelit naftat on juba üle antud või antakse üle USA-le Venezuela poolt. Ja samamoodi J.D. Vance on juhtinud tähelepanu sellele, et nafta Venezuelas on mingil moel kuulunud varem USA-le ja on tegelikult justkui kommunistliku režiimi poolt USA-lt varastatud. Ja tundub, et rõhuasetus on nii nende kommunikatsioonis kui ka rahvusvahelises diskussioonis väga suuresti liikunud narkoküsimuselt hoopis nafta peale. Nüüd, kui olukord kujuneb selliseks, et kõikidel osapooltel on hakanud selgeks saama või saab selgeks, et motivatsioon oli rohkem milleski muus kui selles narkoterrorismi küsimuses. Mida see siis tähendab üldse rahvusvahelise kogukonna jaoks, kus enamus inimesi siiski tahaksid ju apelleerida ÜRO hartale ja rahvusvahelise kohtu jurisdiktsioonile ja rahvusvahelistele lepingutele. Ja nüüd tuleb välja, et selle motivatsioon võis olla suuresti majanduslik. Noh, siin üks moment on selles, et päris elus ilmselt motivatsioon ongi mitmeplaaniline. Et näiteks ajaloost veel näiteid tuues, siis ühed esimesed humanitaarsed interventsioonid väidetavalt olid 19. sajandil, kui Vene impeerium siis õigustas oma relvastatud katsetusi Osmanite riigi vastu või Ottomanide riigi vastu sellega, et kaitstakse kristlaste õigusi. Aga loomulikult Vene impeeriumi rivaalid Lääne- ja Kesk-Euroopas märkasid ka seda, et seal olid ikkagi mingid muud huvid ka mängus ja sellega kippus kaasnema territoriaalne laienemine, mõjuvõimu laienemine, ehk siis see ongi nagu päris elu ja sellepärast tegelikult selliste ajalooliste pretsedentide tõttu suhtutakse ka sellesse humanitaarse interventsiooni instituuti enamike riikide poolt teatud sellise skepsisega, et see on pigem ebatõenäoline, et keegi ainult väga puht mingite altruistlike või ühe asja pärast niimoodi läheb seda tegema. Aga ja jällegi see nafta küsimus, see toob esile selle sama koloniaalajastu ajaloo või ütleme ka see USA majandusliku domineerimise ajaloo, see ei puuduta ainult Venezuelat, see puudutab Kuubat ja neid teisi riike, kus siis ühel hetkel tõepoolest seal domineerisid ajalooliselt USA ettevõtted ja mõneti need mis iganes revolutsioonid või kuidas neid nimetada, tihti sellised sotsialistlike sugemetega või riigipöörded, kes seal võimule tulid, et siis nad natsionaliseerisid ka osade selliste ettevõtete vara ilma kompensatsioonita. Tegelikult seesama, kui nüüd küsida seda, et miks USA nii-öelda teostab Kuuba suhtes blokaadi, siis see on nagu nii-öelda tuumikküsimus, ehk siis nii-öelda te võtsite meie kapitali ära seda kompenseerimata, sellepärast enne seda, kui te ei maksa selle eest või anna tagasi seda, mis te ära võtsite, ei saa ka meie suhted normaliseerida, nii et selle loogika järgi nii-öelda USA on võtmas tagasi seda, mis talle kunagi kuulus, mis nii-öelda võlgu jäädi, vähemalt USA tõlgenduses on see nii, aga jällegi ma arvan, et päris elus võivad need erinevad põhjused ja motiivid, nii-öelda soov sekkuda võibki tulla mitmest allikast. Ja
see kõige suurem soov on ilmselt see, et USA ju näiteks ka Panamaga oli neil väga sirgjooneline vestlus, kus nad ütlesid, et nad ei taha mingisugust Hongkongi firmat seal Panamas opereerimas näha, et Panama kanali omal ajal ikkagi Ameerika Ühendriigid kaevasid valmis. Tegelikult Ameerika Ühendriigid ka mõneti olid selle juures, et Panama riik üldse sellisel kujul sündis, et ta eraldus oma endisest emamaast. Selle võib-olla üks geopoliitiline põhjus oligi see Panama kanali turvalisuse tagamine ja nüüd sisuliselt Ameerika Ühendriigid ütlesid Panamale, et tehke nüüd nii, et hiinlased lähevad välja ja meie nii-öelda oleme endiselt ikkagi need peamine partner suurriikidest, kes siin toimetab ja otsustab. Nii et need on need sellised faktid praegu. Jah, see on ülimalt põnev asi, mis te viimasena välja tõite. Ja mida osad poliitkommentaatorid ongi seostanud jälle tolle Monroe doktriiniga, millest me rääkisime, et kui õigustatud see on, et USA lääne hemisfääris otsustab, kes kellega võib mingisuguseid ärilisi suhteid luua. Ja huvitav oli tolle Hongkongi ettevõttega, et vist selle omanik on üldse Kanada kodakondlane, kui ma õigesti mäletan. Aga mis küsimus mul tekkis ja mis mind ennast väga hämmastas oli, tollele operatsioonile järgnenud hommikul andis president Trump Mar-a-Lagas pressikonverentsi, kus ta ütles, et Ameerika Ühendriigid võtavad selle ehk siis Venezuela haldamise üle seniks, kuni on tagatud turvaline, kohane ning seaduslik võimu üleminek. Rahvusvahelist õigust arvestades, kui reaalne ja kui lubatav see üldse on, et üks riik, praegusel juhul Ameerika Ühendriigid, otsustab mingisuguse võimu ülemineku või vähemalt siis nii-öelda kontrollib selle seaduslikkust ja selle kohasust. Jällegi, kui nii-öelda perioodide vahele hüpata, siis enne esimest maailmasõda tehti seda kogu aeg. Et näiteks Egiptus oli, ma ei tea, sellises süserääni suhtes Ottomani impeeriumiga, aga sisuliselt viimastel aastakümnetel enne esimest maailmasõda reaalselt juhtisid Egiptust Inglismaa ja Prantsusmaa. Lihtsalt, et ütleme nii, et juba alates Rahvaste Liidust, aga siis eriti ÜRO-st alates, kui kuskil riikides on reaalselt olnud selliseid probleeme, et me võime neid siis osaliselt pidada läbikukkunud riikideks ja see on omaette teema, et kas Venezuela oli selliseks riigiks muutunud, et paljud ütlevad, et oli, siis seal kuidagiviisi millegi ettevõtmine oleks justkui siis pidanud olema siis selle rahvusvahelise organisatsiooni asi või koordineerida, aga tundub, et siis USA tarmukus sellist asja kuidagi ise teha ja välja öelda, muidugi siin on ka see ilmselt presidendi enda persooni aspekt on ka olulist rolli mängimas, et see ilmselt president Trump juba ÜRO-lt eriti midagi ei oota Venezuela või mõnes muus sarnases kontekstis, et jällegi see ütleme nii, et kui esimene küsimus meie tänases vestluses oli, et kas USA käik Venezuela vastu on rahvusvahelise õiguse vastane ja ma ütlesin jah, siis ei saa see mingisugune, et me nüüd võtame mingisuguse riigiloome režiimi muutmise enda kätte, ega see ei saa selleks selles mõttes legitiimsust juurde. Et kuigi ütleme, ma näen siin Eestigi meedias on ka tugevalt juba see vaade esindatud, et kuulge, et millest me siin üldse räägime, et Maduro ju ilmselgelt oli nii-öelda bad guy, on ju, et miks nüüd teda kaitsta, aga rahvusvahelise õiguse mure on täiesti muus. Selles mõttes, et rahvusvahelise õiguse mure on see standard, mida me kohaldame ja kui me hakkame ütlema, et okei, et nagu Madurole ei maksa kaasa nutta, siis alati tuleb küsida seda, nii nagu Hemingway küsib, et kellele veel seda hingekella helistatakse, et äkki hoopis ka mõnele teisele väikeriigile kuskil, kes üldse ei kujutanudki ette, et nemad võiksid järgmised olla. Ma ei tea, näiteks, et nad on fašistid, midagi sellist, mingil sellisel põhjendusel. Võib ju teoreetiliselt ette kujutada mõnda sellist vaidlust.
no selles mõttes, et ka Venemaa on kuulutanud tagaotsitavaks nii mõnedki Euroopa Liidu kõrged võimukandjad, nii et mulle tundub samamoodi, et peaks küllaltki ettevaatlik olema sellega, kas me kiidame heaks selle, et kui keegi on ikka väga-väga paha, siis võib küll röövida näiteks oma riigist ära. Ja kui keegi üldse ei meeldi, siis on teatud asjad lubatud. Aga mulle tundub, et praegu Eestis ongi selline strateegiline dilemma, et kas toetada ikkagi seda rahvusvahelise õiguse ideaalis üldist ja ühetaolist kohaldamist, sest ainus võimalus kas või näiteks nii-öelda globaalse lõunariikidega suheldes rahvusvahelist õigust veel üldse midagi loota või mingit toetust loota, näiteks juhul, kui Venemaa peaks tahtma Balti riikides midagi teha, selle vastu toetust, ongi see, et kui rahvusvahelist õigust kohaldatakse üldiselt ja ühetaoliselt. Et kui sellest nagu loobutakse, kui öeldakse seda, et me räägime rahvusvahelisest õigusest ainult siis, kui see puudutab Ukrainat ja Balti riiki ja Ida-Euroopat ja Venemaa käitumist, siis tegelikult seda globaalse lõuna toetust nagu pikemas perspektiivis ei tule, siis see rahvusvaheline õigus on kõik selline mõneti Lääne ja Euroopa nagu silmakirjalikkus. Aga teine strateegiline võimalus on see, et see nagunii ei tööta. Ja nagunii ei ole sellest peaassamblee resolutsioonist, mis mõistab hukka aga otsest kasu, võib-olla mingite ajalooannaalide jaoks või mingi pikema võitluse jaoks ja päriselt, mis siis võib suuta tagada ellujäämist, on siis nii-öelda ikkagi patroonile meele järele olla. Isandale meele järele olla. Ja mulle tundub, et see on praegu see debatt, mida Eestis nagu peetakse. Et see on ka väga huvitav muidugi vaadata seda, kuidas osad inimesed nii-öelda hakkavad neid asju inetult väljendama ja öeldes, et teised on, võiksid vait olla ja et keegi on lillelaps ja nii edasi. Selles mõttes, Vähem mögiseda. Või et jah, et mingid selliseid fraase, mis võib-olla poliitikas jälle võimaldavad mobiliseerida oma toetajaid ja kes ei tahaks näida resoluutne ja siis selline otsustusvõimeline. Ma olen selle sama asjale mõelnud ja mulle tundub, et see on väga tõsi, et praegu on sellised kaks valikut, aga samamoodi me oleme omavahel arutanud, et kas võib olla, et me oleme väikeriigina ennast sellisesse olukorda mänginud, kus USA on meie ainuke julgeoleku tagatis põhimõtteliselt, sest USA on ju NATO. Ilma USA-t ei ole NATO julgeoleku tagatis väga mõjuv Eestile kui väikeriigile. Ja kui see on ainuke julgeoleku tagatis ja USA astub praegu selliseid samme, siis kas võib olla, et me oleme ennast pannud olukorda, kus meil ei olegi muud varianti, kui edaspidi kiita takka kõigele, mis USA teeb, kuniks meil ei ole mitte mingit muud tagatist oma julgeolekule. Ja et kui läheb nüüd niimoodi, et sama saatus tabab Gröönimaad, siis jääb üle ainult, nagu parafraseerides Kaja Kallast Venezuela olukorraga seoses, siis järgmine kord me monitoorime veel lähemalt olukorda. Ja siis veel lähemalt. Aga midagi muud meil ei olegi enam teha, kui monitoorida. See probleem sellisel kujul ei ole võib-olla aastakümnete pikkune, sest ta on ikkagi tõusetunud nüüd teravamalt siis president Trumpi administratsiooni ajal, kuigi jah, võib öelda seda, et võib juba ajaloos tagasi minna 2003. aastasse, kui Ida-Euroopa riigid kirjutasid toetuskirja või nende peaministrid siis Iraagi interventsiooniks ja USA nagu sai seda kasutada, pärast jällegi kaas oli vähemalt ÜRO-s mingit pidi selline konsensus ja ka toonane peasekretär Kofi Annan näiteks ütles selle välja, et ikkagi seal rikuti rahvusvahelist õigust, et ühesõnaga igal riigil ilmselt on mingid sellised ka käärid nagu selliste pidukõnede ja siis selles mõttes sellise karmi geopoliitilise reaalsuse vahel, et Eesti on väga armastanud rääkida rahvusvahelise õiguse olulisust, aga jällegi näiteks selles samas Iraagi kontekstis, et kas me siis ikkagi olime rahvusvahelise õiguse poolel, kui ütleme ka seda tõlgendati siis USA Ühendkuningriigi sõjalist aktsiooni seal, ütleme, ei peetud rahvusvahelise õigusega kooskõlas olevaks, aga nüüd nende veel Gröönimaa ja teiste selliste näidete juurde nagu tagasi tulles, siis
on muidugi suur vahe, et kas millelegi, kuidas öelda, kiidetakse kaasa või siis ka öeldakse, jäädakse vait või ollakse kriitikas reserveeritud. Ütleme niimoodi, et mulle tundub, et riigid siiski teevad seda sorti otsuseid enesealalhoiu instinktist. Ütleme, riigi jaoks ei ole midagi tähtsamat, võib-olla kui soovite rahva jaoks, kes on riikluse kätte võitnud, et see nagu alles jääks, et seda ära ei kaoks. Et ütleme, ei tahaks ka seda varianti, et kus sa idealistlikult vehid mingisuguste loosungitega ja samal ajal riiklus võetakse käest ära teistpidi, selle puhta idealismi pinnalt. Et minu enda selline kõige mõtlema panev lugu, mida ma tihti, ma ei tea, mingitel esinemistel olen rääkinud, on ju see, et näiteks meie 2030. aastate üks põhilisi rahvusvahelise õiguse eksperte oli siis Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor ja välisminister Ants Piip, kes siis pühendas oma elust, ta oli ise Peterburi ülikoolis, oli teda siis koolitatud seal 20. sajandi alguses mereõiguse suunaga eriti, siis ta osales nii, eks ole, Tartu rahulepingu delegatsioonis, oli tihti välisminister, nagu ma ütlesin, aga baaside lepingu sõlmimisel 1939. aasta sügisel Stalin kinkis talle oma foto, nagu see targale Eesti välisministrile midagi sellist olevat siis seal olnud ka pühendus ja lõpuks, kui siis juba Nõukogude võim oli siin Eestis kehtestatud pärast okupatsiooni, siis Piip vahistati, viidi ta Siberisse, ta väidetavalt võttis selle foto sinna kaasa endaga. Ja nüüd ongi see küsimus selles, et kui palju siis rahvusvahelisse õiguse uskuda, et mõneti võib öelda, et Piip oli, ma ei saa öelda, et ta oli rajanud oma karjääri rahvusvahelisele õigusele, aga tema rahvusvahelise õiguse tundmine oli kindlasti osa sellest karjäärist ja ometi muutus tema elu viimaseks argumendiks diktaatori foto. Aga miks ma seda räägin, on see põhjus see, et tegelikult meie iseseisvus sai de facto hukka 1940. aastal, sellepärast just nimelt, et keegi tegelikult nendest lääne suurriikidest, kes olid suhtunud Eesti ja Balti riikide sündi positiivselt, ei olnud valmis päriselt tagama meie iseseisvust, selles mõttes appi tulema. Veelgi enam, nad ei olnud valmis appi tulema isegi suurematele riikidele kui Balti riigid ja isegi vaatamata lepingutele, näiteks Poola osas selline leping eksisteeris Suurbritannial ja Prantsusmaal ja ometi Poola sisuliselt ju jäeti siis Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liidu vastu üksi 39. aasta septembris, nii et tegelikult see USA nagu kohalolu pärast külma sõja lõppu Euroopas, NATO olemasolu, see oli meie jaoks nagu fantastiline võimalus oma riiklust nagu arendada ja kinnistada, sest et ameeriklased olid mis iganes põhjustel ja motiividel täpselt, nad olid valmis ka endale seda vastutust võtma ja nad suhtusid tegelikult Eesti riiklusesse heatahtlikult, ka isegi idealistlikult. Sest et Ameerika enesepilt ja ideoloogia ta rajaneb hästi palju sellisele vabadusele ja selles on ka midagi atraktiivset, kui nii-öelda väiksed rahvad saavad ise vabadust teostada. Tõsi, Venemaa perspektiivist on siin jällegi, et USA-l on lihtne toetada nende vabadust, kes eralduvad nii-öelda konkureeriva impeeriumi koosseisust. Et jällegi USA ei ole sama aldis, ma ei tea, toetama täpselt Nicaragua rahva enamuse tahet või midagi sellist. Jah, tundub, et üldise rahvusvahelise õiguse sfäär ja ka üleüldise rahvusvahelise poliitika sfäär on üpriski binaarne selles osas, et sul on siis nii-öelda jutumärkides tegud inimesed, kes ütlevadki, et okei, vahet ei olegi see rahvusvaheline õigus, seda ei olegi mingil määral kunagi justkui olnud või vähemalt ei ole sellest kunagi kinni peetud. Ja siis teisel pool on, ütleme, juristid ja mingil määral siis rahvusvahelise õiguse tähenärijad. Justkui tundub niimoodi. Mis te arvate sellest, et kui me olemegi mingis faasis, kus rahvusvaheline õigus sellisena, nagu me seda tulnud oleme 50. aastatest saadik, on hääbumas ja see on võib-olla ümber sündimas millekski, siis mis see saadus sellest võib olla? Kas see on paratamatult
nii-öelda džungliseadus või anarhia või see kujunebki mingisuguseks isanda ja vasalli suhteks või nagu te ennem nimetasite patrooni suhteks. Ja samamoodi te tõite näiteid enne ajast, mis oli enne rahvusvahelist õigust, nagu me seda täna tunneme või milline see oli enne seda? Just nimelt. Enne rahvusvahelist õigust rõhuasetusega nii, nagu me seda täna tunneme, ehk siis ka toona räägiti rahvusvahelisest õigusest, lihtsalt nii-öelda eetilised, moraalsed, normatiivsed nõuded sellele olid väiksemad. Ehk siis, et rahvusvahelises õiguses oli mitu sajandit aeg, kus näiteks relvastatud jõu kasutamine ei olnud üheselt keelatud. Ja ometigi needsamad õpikud ja loengud toimusid, leidsid aset, aga ma arvan nii-öelda, et siin ei ole kahtlust, et siin mingid asjad on muutumas. Ma väga sügavalt kahtlen, et ÜRO rolli on võimalik taastada sellisel kujul, nagu see oli minevikus ÜRO mingitel kõige õnnestunumatel hetkedel. Tänases maailmas lähiajal vähemalt mitte. Ja ma arvan, et see pilt on ka väga erinev sõltuvalt sellest, et kus keegi asub. Geograafia on paraku siin, näiteks ma vaatasin LinkedInis üks minu kolleeg ühest Lääne-Euroopa mitte suure riigist kirjutas sütitava artikli sellest oma riigis, et nüüd tuleb ikkagi USA-le täie jõuga vastu astuda ja Euroopa peab hakkama ise oma julgeolekut tagama. Ja siis ma mõtlesin muidugi ka sellele, et ütleme Lääne-Euroopa väikeriigi jaoks see lõplik tülliminek USA-ga on siiski natukene vähem riskantne kui ütleme näiteks Balti riikide ja Poola jaoks. Ehk siis tegelikult, kui Putin ütleb, et mis te üldse mõtlete, et ma ei tahagi siin Euroopa vastu midagi teha, siis suure tõenäosusega ta Belgia ja Hollandi vastu ei hakkagi otseselt midagi tegema. Küll aga ei ole nii kindel, et nii-öelda Moldova ja Gruusia ja võib-olla ühel hetkel Balti riigid, miks ka mitte Poola, ei võiks siis nii-öelda neid tabada mingit sorti Putini viha, kui siis ei ole mingisugust Venemaad tasakaalustavat jõudu. Ja tulles tagasi selle, Iida, sinu eelmise küsimuse juurde, või et selle märkuse juurde, et mis me siis nüüd teeme, et kuidas me valime, et kas me oleme patrooni meele järele, et tegelikult see põhjus, miks jällegi osad tahavad olla patrooni meele järele, on see, et ega tänases maailmas päriselt, ütleme niimoodi, et lihtsalt Saksamaa ja ilmselt ka Prantsusmaa ei ole sellisel kujul selliseks sõjaks, mida võib-olla Putin oleks teoreetiliselt valmis pidama, aga üksinda võib-olla lihtsalt valmis. Et selleks just eriti Saksamaa on päris ikkagi pikk ja aastaid ju tegelenud siin demilitariseerimisega, kui teine riik samal ajal, olles küll vaesem, aga hoidis oma seda militaarkultuuri tõsiselt üleval ja suurt sõjaväge üleval ja tootis muudkui relvi, siis meie julgeolek, ütleme jah niimoodi, et seesama lõplik tülliminek USA-ga oleks Ida-Euroopa riikidele riskantsem. Aga praegu muidugi kolmanda maailmasõja kontekstis võiks minu meelest sama hästi väita, et ega keegi ei ole selleks valmis ja selleks ei saagi enam valmis olla, kui see sõda sellisena, nagu ta tuleks, võiks olla läbi 1 päevaga ja kõigi jaoks samamoodi. Sest kui tuleks tuumasõda, siis lõppude lõpuks, kui see päriselt vallanduks niimoodi, et mõlemalt poolt saadetakse teele tuumaraketid, siis ei oleks ju lõpuks enam vahet, kas sa oled Lääne-Euroopas või Ida-Euroopas või Ameerikas või Venemaal, see oleks kõigi jaoks samamoodi läbi. Ja nüüd me oleme olukorras, kus on Ukraina sõda ühelt poolt ja teiselt poolt nüüd USA sissetungimine Venezuelasse, kus minu arvates võiks öelda, et Venezuela enam ei ole iseseisev riik praeguses olukorras. Nii et meie julgeolekugarant USA on nüüd astunud mõnes mõttes analoogseid samme, mis viivad meid üha lähemale täielikule anarhiale rahvusvahelisel areenil. Ja minu jaoks
võib-olla ongi nagu selles mõttes, ma tulen tagasi selle juurde, selle kahvli juurde, kus me ennast minu arvates leiame, et ühest küljest võiks öelda, et meil ei ole valikut muud kui olla USA-le truud, aga teisest küljest see, mida USA-l on pakkuda, ei paista enam ka eriti ahvatlev, kui nemad samamoodi eskaleerivad rahvusvahelist olukorda. See minu jaoks vähemalt tekitab väga suurt konflikti, et mis on siis üldse väikeriigi võimalused sellises olukorras edasi. Ja sellepärast me nendest asjadest räägimegi ja ma loodan, et Eestis see debatt selles mõttes nüüd ka sõltuvalt sellest, et mis siin lähinädalatel, kuudel ja aastatel nagu juhtuma hakkab, et ega see ütleme nii, et me räägime pigem selle debati algusest ja kindlasti see ei ole sellega nagu läbi, aga siiski ma jään selle juurde, et ma arvan, et kuidas öelda, ühelt poolt loomulikult rahvusvahelise õiguse juristid, nad peavad hoolima sellest, nad peavad ütlema, et rahvusvaheline õigus peaks olema tähtis, vastasel korral oleks nad silmakirjatsejad. Samas rahvusvahelise õiguse aluseks on tema peamiste subjektide, riikide tahe, olemasolu, suveräänsus ja lõpuks ka tegelikult enesealalhoid. Ehk siis minu arvates me võime rääkida väga ilusatest eestilistest põhimõtetest, aga ütleme niimoodi, et ma arvan, et eetika esimene käsk on tegelikult see, et sa jääksid alles. Nendest eetilistest põhimõtetest ei ole kasu, kui Eesti riiki ühel hetkel ei ole. Et selles mõttes ma nii-öelda rahvusvaheline õigus on oluline, aga Eesti riigi säilimine kui selline on ka oluline. Muidugi on küsimus see, et mis hinnaga siis, ka moraalselt mis hinnaga või mis riik me siis oleme, kui me ei saa enam näiteks öelda välja, ma ei tea, tõde või mis me asjadest arvame. Aga jällegi, kui vaadata asja mingisuguse aususega, siis kas me 2003 saime Iraagi sõja kontekstis nagu täiesti neutraalselt seda kuskilt kõrvalt vaadata seda, et mis nüüd sellest rahvusvahelise õiguse pinnalt arvata või tegelikult oligi ka ikkagi nii, näiteks kujutagem ette olukorda, kus Eesti oleks öelnud, et meie hindame rahvusvahelist õigust üle kõige, meil siin näiteks Tartu Ülikooli juristid jõudsid järeldusele, et on rahvusvahelise õiguse vastane, siin artikkel 2 lõige 4 läheb vastuolud, ei ole saanud julgeolekunõukogu autoriseeringut selleks relvajõu kasutamiseks, et ei ole kindel näiteks, et Eesti oleks siis niimoodi ka 2004 NATO-sse võetud, kui me oleks ikkagi täiesti mingit väga selgelt oma liini selles hetkes ajanud. Ja ma saan aru, et Eestis on ka mingi koolkond tekkimas, kes ütleb, et ta võib-olla mis siis? Et siis olekski olnud, ma ei tea, mis asi. Aga just, et me teeme neid otsuseid oma ajaloost lähtuvalt, sest et meie jaoks olla üksi katse olla neutraalne, kuulutada ennast ise suure sõja puhkamisel neutraalseks, uskuda Venemaa Nõukogude Liidu antud lubadusi. See meie jaoks ei töötanud, see kukkus läbi. Nõukogude Liit valetas Eesti juhtkonnale näkku. Nad varastasid meilt meie iseseisvuse. Ja see on see, millest lähtuvalt ma usun tegelikult ka, kuivõrd seda teadvustatakse, aga et selle kordumist vältida tegelikult neid samme tehakse ja need ei pruugi alati olla moraalselt üliilusad. Seesama, et kui sa näed tegelikult, et kuskil mujal rikutakse rahvusvahelist õigust, aga sa ei ütle seda näiteks välisministrina väga kõva häälega välja, ega seal midagi üliilusat moraalselt ei ole, aga see on poliitika ja ellujäämismängud. Aga kas seda ei saa ka mitut pidi vaadelda? Sest näiteks esimese vabariigi või 30. 40. näitel. 2/3. Ma mõtlesin nagu vabaduse kaotust. Okay. Ühest küljest võiks öelda, et meie jaoks kukkus läbi see, et me uskusime lubadusi, aga teisest küljest võiks öelda, et meie jaoks kukkus läbi just nimelt see välispoliitika, mis lähtus eeskätt
enesealalhoiu instinktist selles mõttes, et kui Päts otsustas mitte vastu astuda Nõukogude Liidu vägede sissetoomisele, siis see oli ju nii-öelda praktiline otsus, võrreldes Soome ebapraktilisele otsusele seda mitte lubada ja minna ikkagi Nõukogude Liidu vastu sõtta. Et sel hetkel, ma arvan, oli ju vägagi võimalik väita, et just Eesti lähenemine oli praktiline ja enesealalhoiu instinktist lähtuv ja Soome oma oli idealistlik ja irratsionaalne mõneti, aga ometi meie jaoks lõppes asi ju palju halvemini. Praegu mulle tundub ka, et mõnes mõttes võiks et ei ole täiesti ebapõhjendatud väita, et selline enesealalhoiu instinktist lähtuv ja mõnes mõttes realistlik välispoliitika viib meid lõpuks samasugusesse olukorda, nagu see, kui me oleks algusest peale hoidnud mingit teist joont. Ma ei tea, ma arvan, selle 39. aasta juures on lihtsalt see, et üritati nagu halva mängu juures ikkagi head nägu teha ja võita aega. Ja selles mõttes, ma ei tea, kas Soome ressursid olid siiski natuke teistmoodi või oli see Soome sisu natuke teistmoodi või oli see Soome demokraatia paremas olukorras kui Eesti teiste Balti riikide autoritarism, aga nad said aru, et see selline territooriumide loovutamine, muidugi ka Nõukogude Liidu nõuded tegelikult Soomele erinesid sellest, mis Balti riikidele esitati, et Balti riikidele öeldi lihtsalt, et me toome teile sinna need baasid sisse, aga me suveräänsust ei puuduta, aga Soomes minu meelest juba kohe alguses läks nagu territoriaalsete nõudmiste juurde ka, ehk siis see situatsioon nagu natuke erines. Aga ma arvan, et Eesti välispoliitika ja rahvusvahelise õiguse juriidilise poliitika lähtekoht on siiski see, et Eesti võib-olla ma arvan, et ei maksa seda sõna peljata, põhivaenlane on Vene imperialism, sest Vene imperialism tegelikult ei tahtnud seda, et üldse Eesti riik tekib. See imperialism on võtnud erinevaid vorme 20. sajandil ja ta on selles mõttes paraku nagu taas tärganud, et selles mõttes nii-öelda reaalselt iseseisvuse kaoks kui selliseks, või ütleme, kes suudaks ka seda ruumiliselt või sooviks seda ruumiliselt üle võtta, ainus oht nagu saab tulla sealt. Ja selles mõttes siis sellele nii-öelda kurjale vastu astumiseks nüüd küsimus on see, et milliste kompromissidega ollakse veel võimalikud. Et näiteks kas või teise maailmasõja kontekstis ju ärme unustame seda, et 40. aasta peaminister ja Tartu Ülikooli õigusajaloo professor Jüri Uluots, eks ole, kutsus Eesti mehi võitlema Saksa sõjaväes, et see oli ka pehmelt öeldes moraalne kompromiss ja tegelikult väga huvitav kirja vara, mida lugeda, on needsamad nende Uluotsa tekstid nendest aastatest, et kuidas ta tegelikult laveerib ja annab mõista ridade vahelt, et ega me ju teame, et Natsi-Saksamaa on väga paha või et ta ei ütle seda otse välja, aga ta ütleb seda, et meil ei ole praegu aega neid moraalseid kaalumisi teha, vaid me peame ära hoidma selle, et mis meie puhul viiks tõenäoliselt kohe jällegi nende samade selliste repressioonide juurde, mida Eestis siis kogeti 40.–41. aastal. Tõsi, see ei olnud siis mitte ainult puhtakujuline Vene imperialism, vaid ka siis see konkreetselt see bolševike ideoloogia, kus siis tulid kõik need klassikomponendid ja dimensioonid juurde. Aga jah, et selles mõttes ma küll arvan et kui maailmas on 193 riiki, siis mõnes mõttes on paratamatu, et igaüks neist mõtestab oma sellist juriidilist ja muud välispoliitikat ikkagi oma selle enda ajaloolise kogemuse pinnalt, et igaüks räägib sulle midagi, igaüks tahab sult midagi ka teistest riikidest, ka rahvusvahelises kogukonnas, aga lõpuks sa ju tead oma ajaloo pinnalt, kes sind ründas, kes sulle liiga tegi ja ma arvan, et need nagu armid ja haavad ei kao, võib-olla aeg saab neid parandada. Aga seda aega ongi nagu tarvis selles mõttes väikeriikidel võita. Kas me leiamegi ennast siis praegu olukorras, kus
peame tunnistama, et nii-öelda rahvusvahelise õiguse kui tuha alt siis paistab välja ikkagi jõupoliitika, mis on seda justkui enamik aega põhistanud sellest ajast, kui me oleme tulnud rahvusvahelist õigust siis sellisena, nagu me oleme näinud ja meie ülesanne on tagada selle keskel, mis praegu toimub oma eksistents. Noh, kõlab dramaatiliselt, aga ma arvan, et vähemasti oma mingi tõetera on siin sees ja muuseas ma ütleksin ka nendele, kes tohutult väga idealistlikult tahavad rääkida nagu ka ÜRO-st, siis muuseas ka ÜRO tegelikult loomise taga on oma jõupoliitilised elemendid. See on ju see, et esiteks, kui me räägime relvastatud jõu kasutamise keelust, siis see algab mingisugusest hetkest. Eks siis see soosib tegelikult neid, kes võib-olla on paremini saanud endale enne seda midagi haarata. Ja oleme ju ausad, et näiteks seesama ütleme, kui me võtame selle sama ÜRO loomisele eelnenud teise maailmasõja kujunemisloo, siis ju mis osas nii-öelda rahvusvaheline kogukond igati silmi kinni pigistas 45. aastal ja pärast seda oligi siis need aastad 1939 kuni 41, kui siis Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liit mõlemad tegutsesid Ida-Euroopas tegelikult ka territoriaalse laienemise nimel ja mis ulatus siis, mille mõju näiteks jällegi rääkides võimupoliitikast ulatus Nürnbergi protsessile välja, kus siis tegelikult oli ka suurim lahkarvamus siis lääneliitlaste ja Nõukogude Liidu vahel, kui selle Nürnbergi protsessi korraldajate vahel, kui nüüd rääkida ka sellest Russell Crowe'iga peaosas sellest Nürnbergi ja Hermann Göringi filmist, mis praegu kinodes jookseb, et oligi see vaidlus selle sama Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollide üle, et kas tohib seda avaldada või mitte, sest et Nürnbergi avalikustada. Nürnbergi protsessil ju üks kuriteokoosseis oligi siis kuritegu rahu vastu, ehk siis tänapäeval me ütleksime agressioonisõda, aga osade natsi siis süüpingis olnud liidrite advokaadid olid kohe valmis hakkama rääkima lugusid sellest, et tegelikult see toimus algselt üldsegi selle salaprotokolli alusel, need vallutused ja koos Nõukogude Liiduga, aga see oli nagu Nõukogude Liidu jaoks see punane joon, et mingis mõttes nad keelasid sellest rääkimise ära. Ja siis ameeriklaste tegelikult, mis nad tegid, see tuleb välja ühest Francine Hirschi raamatust The Soviet Judgment at Nuremberg, et siis nad ameeriklased said siis ka Saksa arhiividest selle Saksa poolse originaali nendest protokollidest kätte ja siis nad küll ei lasknud mängisid selles mõttes Nõukogude Liiduga kaasa, et nad ei lasknud tõesti sellest Nürnbergi protsessidel suurt numbrit teha, aga nad lekitasid selle meediasse, ehk siis alates juba 40. aastate ütleme 46. aastast on siis Nürnbergi protsessid läänemaailmas olid teada siis ja Nõukogude Liit eitas seda kuni 89. aastani, et üldse sellised asjad olid olemas, aga mida ma tahan selle näitega öelda, on tegelikult see, et ka nii-öelda see tõde, millele loodi kas või ÜRO, et selles oli ju ka midagi kokkuleppelist selles osas just, et kui me räägime nendest nii-öelda sõja algpõhjustest, mis ÜRO loomisele eelnes ja sellest kujunemisloost. Aga, ja muuseas Venemaa see on tegelikult Venemaa poliitikas võib-olla üks asju number 1 ajaloo poliitilises, nad nimetavad seda revisionismiks, et seda mitte keegi, kes seda puudutab püha asja, puudutab tabu, ehk siis üldsegi ilmselt Vene seaduste järgi sellisest asjast niimoodi rääkimine on kuritegu. Kui võtta see Venezuela kaasus, siis mis te arvate, mis implikatsiooni see võib anda näiteks riikidele nagu Hiina ja Venemaa, sest kui jälgida ÜRO erakorralist istungit, mille nad kokku kutsusid vist päeva pärast operatsiooni, siis nemad, vähemalt Hiina ja Venemaa olid, mulle tundus kõige sõjakamad hukkamõisted selles küsimuses, et mis peatab neid käitumast samamoodi, ütleme, Hiinal Taiwaniga ja Venemaal kas siis meie Eestiga või Ukrainas mingil moel. Mis teie mõtted selle osas on? No ja see ongi see kõige halvem asi,
mis kaasneb siis nii-öelda rahvusvahelise õiguse selliste põhireeglite erosiooniga, et ühel hetkel me lihtsalt ei tea seda enam. Ja lõpuks see asi taandub sellele, et kas sa suudad näha Xi või Putini pähe või nende ringkondadesse, sest kui see nii-öelda tabu, mis kaasneb mingisuguste reeglite ikkagi tõsiseltvõetavusega, nagu korrodeerub, ära kaob, siis võib-olla ongi see kalkulatsioon see, et kas jõule pannakse vastujõud. Siis need valekalkulatsioonid, mis selle juures võidakse teha. Ja lõpuks ka see, et kuidas keegi ennast nagu positsioneerida tahab, et kas tahetakse olla nii-öelda heade poolel või see näiteks Venemaa puhul on väga huvitav, et kuidas öelda, pärast Nõukogude Liidu lagunemist võib-olla esimestel aastatel nad tegelikult võtsid sellise justkui rahvusvahelise õiguse kaitse positsiooni. Just, et ÜRO harta, igal riigil on õigus territoriaalsele terviklikkusele, suveräänsusele, sellest tulenevalt siis ka omakorda Venemaal pidi olema õigus, ma ei tea, Tšetšeenia uuesti kontrolli alla võtta, kuna see oli Venemaa Föderatsiooni osa, aga need kritiseerisid kõiki neid käike, mis siis mille legaalsus ÜRO harta alusel oli pehmelt öeldes vaieldav, eks siis ma ei tea, see humanitaarne interventsioon Kosovo küsimuses, veelgi enam siis see Iraagi situatsioon, aga lõpuks, et kui vaadata näiteks neid Putini kõnesid, kus ta õigustab Ukraina sõda, siis ta ju tegelikult alustab seda, et ta üks oluline argument või millest ta räägib, on see, et kuulge, et teised on neid reeglid siin juba üksjagu rikkunud. Et me võime alati vaielda sellele, ega me lõpuni ei tea seda, kust maalt see on ettekääne. Kindlasti see on ettekääne suurriikide jaoks, aga ta kindlasti seda psühholoogiat mõjutab, ehk siis kui ühed rikuvad, siis see muudab kuidagi teisel selles mõttes rikkumise lihtsaks, et nad saavad öelda, et aga seda enam, kui nende mõtlemine lähtub mingit sorti sellisest jõudude tasakaalust või pariteedist, et me ei saa ometi tegemata jätta seda, mida nemad teevad, et kui nüüd nemad krabavad kaupa defitsiidi tingimustes, siis meie peame ka krabama. Et see võib paratamatult kuskil peades olla. Selles vastastikuses relvastatud jõu kasutamise keelu legitimeerimises on midagi kergelt orwellikku küll. Suurvõimud mõistavad vastamisi hukka üksteise käike, aga samal ajal oma käikudega ju mõlemad legitimeerivad tegelikult teise omi. USA Venezuelasse tungimisega legitimeerib Venemaa tungimist Ukrainasse. Venemaa tungides Ukrainasse legitimeerib USA tungimist Iraaki. See on päris huvitav selline tsükkel, mis on siin välja joonistunud. Keegi, ma ei mäleta, kes see analüütik oli, aga kutsus seda Trumpi sammu Venezuelas USA välispoliitika putiniseerimiseks, siis ka USA on omamoodi siis võib-olla õppinud ja muidugi näitas ette, et siis sellist erioperatsiooni on võimalik palju edukamalt teha, kui see Putinil selles mõttes õnnestus, et Putini ideaal oleks ka tõenäoliselt olnud, et mingisugune 2-3 päevane lugu ja president vangi võtta ja nii edasi. Aga praeguses olukorras NATO veel ei lagunenud sellest, mis USA tegi, aga kui läheb niimoodi, et USA viib täide oma sellise hoiatuse, et nad võivad ka Gröönimaale tungida ja reaalselt sõjaväega tungida. Kas sellisel juhul võiks öelda, et siis on NATO-ga kõik? Et kui üks NATO liikmesriik tungib teisele kallale ja juhtumisi see on USA, kes tungib kallale Euroopa riigile, kas siis võiks öelda, et sellest ei saa enam, et siis on sellega läbi? Sellisel kujul, nagu me NATO, see on muidugi hüpoteetiline kaasus ja nüüd muidugi lootus on selles, et üldse Trump ja USA, et nad räägivad seda juttu, et mida nad kõike veel teha võiksid seal Gröönimaal, et see on selline läbirääkimistaktika. Nüüd viimane asi, mida seal öeldi, oli ikkagi see, et tegelikult USA tahaks ära osta seda Gröönimaad, ja muuseas, kusjuures tegelikult see on ka USA-s ajaloost lähtuv ettepanek, et USA mingi Kariibi mere saare 1917 ostis Taanilt ära, kui me räägime sellest samast Monroe doktriini ajastust. Nii et varasemas ajastus on territooriume ostetud ühelt. Alaska samamoodi.
ja Alaska liikus ka ostmise tulemusena ja siin on jällegi see, et seesama näiteks Taani rõhutab, et noh, et tänapäeval siis peaks, see on selline huvitav patiseis, sest ühelt poolt tõesti noh, rahvusvahelise õiguse mõttes me lähtume Taani suveräänsusest, samas Gröönimaal on juba laialdane autonoomia ja tegelikult Taani ise on öelnud, et see mõneti siis see Gröönimaa on siis nii-öelda sellises nagu in transition või ehk siis ühel hetkel ikkagi see enesemääramise õigus siis peab viima sellise noh, sisuliselt siis Gröönimaa eraldumiseni, aga see on ka omamoodi huvitav küsimus, et kui palju Gröönimaal elanikke on, kas oli mingisugune 70 000 või? Kiire otsingu. Noh, see on jällegi selline tohutult ütleme hästi tugevalt selline nagu 20. sajandi idee, et see enesemääramise õigus on nii tähtis, et rahvas nüüd peab määrama selle territooriumi tulevikku, aga see territoorium on ikkagi hiigelsuur ka, see Gröönimaa territoorium, nii et jällegi kui nüüd USA tahab juttu sellele ÜRO harta eelsele rahvusvahelisele õigusele viia, no siis mis sa leidsid sealt, Ida? 56 000 elanikku ja rahvastikutihedus on 0,02 inimest ruutkilomeetri peale. Jaa. Noh, teoreetiliselt on alati võimalik see, et kuidas öelda, et noh, USA võib ju mingites tingimustes tähendab, selles mõttes, et Eesti peab siis ikkagi selles mõttes valima, kui tekiks selline hüpoteetiline kaasus. Ja ma arvan, et ei ole võimalust, et noh, me pööraksime Taanile selja. Me oleme koos Euroopa Liidus, see on meie selline nii-öelda saatuse kogukond siin, aga jällegi see, noh, ma olen vaadanud, et minust poliitiliselt targemad inimesed nagu Juhan Parts näiteks hiljutises ERR-i intervjuus, nad nii-öelda laveerivad kõrvale sellest küsimusest, mis Gröönimaaga võiks juhtuda, et see on võib-olla kõige targem praegu, et öeldes, et see on nagu kõik liiga hüpoteetiline ja põhimõtteliselt ei tahagi nagu sellele mõelda, sest et noh, seni kuni midagi sellist väga halba ei ole juhtunud, seni teda ka ei ole juhtunud. Aga noh, mis on iseenesest rahvusvahelise õiguse seisukohast võib-olla alarmeeriv on seesama noh, ka retoorika ja diskursuse muutus, et noh, missugusi jutte, arutelusid me üldse peame nii-öelda normaalseks, et mis veel noh, 6 aastat tagasi ei oleks olnud nii-öelda tsiviliseeritud vestluse osa. See on huvitav, sellepärast, et mõneti ka siin tundub, et meil ei ole justkui teist valikut, kui lõppude lõpuks taandada vestlus nendele suurtele jõududele ja džungliõigusele. Sest kui veel 100 aastat tagasi, 2 aastat tagasi oli piisavalt tugev loomaõiguse kogukond rahvusvahelises õiguses, et oli võimalik selline diskursus, kus päriselt üritatakse rääkida sellest, et mis oleks õige ja mis oleks kooskõlas sellise objektiivse õigusega, siis praegusel hetkel ju selliseid inimesi, kes sellesse usuks põhimõtteliselt ei eksisteeri. Ja siis, kui sul ei ole võimalik appelleerida mingile kõrgemale normile, kui see, milles me oleme kokku leppinud, ja see, milles me oleme kokku leppinud, seda on kõik juba rikkunud, siis ega ei jäägi ju väga midagi muud järele, kui see, et kellel on rohkem rakette. Noh, see üks seletus sellel on ka see, et inimesed jälle tahavad tagasi tulla nagu sellise mingisuguse humaansema arutelu stiili juurde, kus seda ühisosa püütakse leida vaatamata tsivilisatsioonilistele, religioossetele, geograafilistele, majanduslikele erinevustele, kui nii-öelda sellest võimupoliitilisest mõtlemisest kõigil paha hakkab. Ja paraku muidugi enamasti need perioodid on olnud pärast suuri sõdu ja kannatusi, et rahvusvaheline õigus teeb alati hüppe see, kui enne seda juhtub midagi väga kohutavat. Et või noh, saavutatakse mingi kokkulepe, mis siis mingiks ajaks jällegi toob rahu ja peab ja isegi võib-olla õitsengut, et näiteks seesama Vestfaali rahuleping 1648, millest paljud alustavad siis sellise Euroopa rahvusvahelise õiguse kuidagi viisi ajaarvamist. Sellele ju eelneb tegelikult seesama 30-aastane sõda, mis on üks verisemaid. Me oleme selle täiesti unustanud. See sõda ei olnud võib-olla Eestis oluline, aga Kesk-Euroopas
oli see väga suure hävitusjõuga sõda. Ja noh, ütleme niimoodi tegelikult, et 19. sajandi lõpus oli olnud küllaltki pikk rahuaeg, oli tõsi, olid olnud teatud juba lokaalsed sõjad, olid nagu tekkinud, aga sellist suurt vastasseisu oli õnnestunud vältida ja siis rahvusvahelise õiguse jaoks võib-olla subjektiivselt kõige parem aeg oligi 19. sajandi lõpp, 20. sajandi alguses, kui ma ei tea, ulatati üksteisele medaleid ja Institut de Droit International sai Nobeli rahupreemia lihtsalt sellepärast, et ta edendas rahvusvahelist õigust ja leitigi, et kõik need institutsioonid, mida luuakse, need rahvusvahelised arbitraažikohtud ja need lepingud, mida vastu võetakse, et see on kõik selline alternatiiv, mis mõnes mõttes nagu vahetab sõja välja ja tegelikult noh, kui see oleks päriselt nii olnud, siis ju 20. sajandil nende igasuguste institutsioonide ja lepingute arv suurenes veelgi ja ka kvaliteet. Et siis veelgi enam oleks pidanud seda asendama, aga ilmselt see ei võtnud ära ka selles mõttes inimeste egoismi, et ikkagi ka on paratamatu, et suurjõud näevad maailma oma võimaluste, oma huvide perspektiivist lihtsalt, et nad ka unustavad selle ära, et suurvõimude vastasseis ajaloos ei toonud hävingut mitte üksnes väikeriikidele, vaid ka tihti neile endile. Aga noh, igaüks neist kipub ju, kuidas öelda, joonistama välja seda ajaloo narratiivi selliselt, et nemad on justkui need kahju saanud pooled. Et Trump räägib ju sellest, et Hiina võitis, ma ei tea, mingisse WTO-sse astumisest ja tõmbas Ameerika Ühendriikidel naha ümber kõrvade. Siis Venemaa räägib sellest, kuidas NATO laienes ja julgeolekupoliitiliselt Venemaa kaotas ma ei tea, Nõukogude Liidu lagunemisest. Hiina armastab rääkida sellest, kuidas Euroopa koloniaalriigid kuni, ma ei tea, 20. sajandini välja Hiinat kiusasid ja takistasid. Et noh, selles mõttes on see reaalsus, et igaüks kipub rõhutama endi kannatusi ja meiegi siin rääkisime enne Ants Piibust ja Jüri Ulo otsast ja isikutest, keda mujal maailmas tõenäoliselt väga hästi ei teatagi. Mul oli väga huvitav kogemus natuke rohkem kui aasta tagasi, ma käisin suveülikoolis Austrias ja seal meile tehti tuuri, Austria üliõpilased tegid Viinis tuuri ja sattusime hiigel suure monumendi juurde. Ja mina alguses ei saanud üldse aru, mis monument see selline on, sest ma ei olnud Eestis mitte midagi nii suurt kunagi näinud. Ja siis sain aru, et nende seletustest, et see oli monument Nõukogude Liidu sõjaväele. Ja nad selgitasid, et kuidas tegemist oli Austria vabastajatega ja sellepärast selline asi püstitati. Ja ma avastasin, et ma seisan seal niimoodi, et kõik teised noogutavad ja kuulavad ja siis oli mina, üks Leedu tüdruk ja üks ukrainlane. Seisime kolmekesi ja siis ühel hetkel vaatasime üksteisele otsa ja pärast arutasime, et see oli meie kõigi kolme jaoks selline kogemus, kus sa saad aru, et kultuuriline kontekst on väga erinev. Ja ajalooline, eks ole, et see on. Ja meie siin oleme, natukene küll tunneme piinlikkust, aga natuke nagu ei tunne ka oma sellise, heldimuse pärast, mis meil on selle üürikese Saksa aja suhtes, mis meil Nõukogude vahepeal tekkis. See on selline asi, mida seal näiteks ei kõlbaks mitte sugugi kõrgemas seltskonnas väljendada. Ja pealegi, kuidas öelda, selle Saksa okupatsiooni ajal Eesti siiski muudeti ka holokausti selles mõttes taimelavaks või et siia ju tegelikult toodi siis Tšehhiast ja mujalt jõuti sisse, et neid ühel hetkel lihtsalt ära tappa Saksa okupatsiooni ajal, et selles mõttes on nii-öelda see mitu, selles mõttes selles Saksa okupatsioonis on mitmeplaanilisi asju ja tõesti paljud mäletavad seda mingitest oma vanemate või mingite külameeste juttudest, et kuidas, ma ei tea, Saksa sõdur tuli, küsis viisakalt õuna või ma ei tea, mingisugust
süüa ja siis andis raha selle eest ja siis ütles Dankeschön ja läks ära, eks ole, et noh, see oli mingi väga mingi üks fragment sellest kogu pildist, kui see ka nii oli, aga selle jah, see monument siis Nõukogude sõdurile on tegelikult, see on siis Viinis see kuulus Schwarzenberg plats ja selle platsi või väljaku ääres asub ju muuhulgas ka näiteks Euroopa Liidu põhiõiguste agentuur, aga ma saan aru ka tegelikult seda, et austerlased vähemalt 22 aasta järel seda kuju ümbritses mingi kas tara või mingisugune asi, mis oli värvitud siis Ukraina lipu värvides sellegi, et see on endiselt seal alles. Ja jällegi, et noh, see on nende ajalugu, et on Austria siis okupeeriti Nõukogude vägede poolt 1945 või vabastati, nagu Nõukogude Liit seda ütles ja Venemaa jätkuvalt ütleb ja võib-olla mõni austerlanegi näeb seda niimoodi. Aga tegelikult see, et mis tingimusel Nõukogude Liit sealt üldse lahkuks okupatsioonivõimuna, need asjad kirjutati sisse siis 1955. aastal Nõukogude Liidu ja Austria vahelisse ka lepingusse. Ehk siis teatud asju Austria on ka neutraalne riik, et see neutraalsus minu meelest on ka, et ta ei ole NATO liige, eks ole, et on ka sellest niinimetatud Staatsvertragist 1955 tulenev, nii et jällegi teistsugune ajalugu ja neil on omad vaidlused seal tänapäeval, eks ole, et kas sellest neutraalsusest endiselt kinni pidada, aga mõneti nende jaoks see neutraalsus on tegelikult ka Nõukogude Liidu poolt dikteeritud. Nõukogude Liit keelas selle lepinguga, millega ta võttis oma väed Austriast välja, keelas Austrial siis lepinguliselt liituda mingisuguste teiste sõjaliste blokkidega. Ja seesama kohustus seda monumenti pidada on minu meelest ka lepingust tulenev neil Nõukogude Liiduga, nii et omakorda selles mõttes Austria siis selles mõttes järgib oma seda kahepoolset rahvusvahelist õigust Nõukogude Liiduga. Mis omakorda on ka selle väljendus, et lepingud üsna tihti peegeldavad mineviku võimusuhteid, peegeldavad seda, kes sõja võidab ja mis tingimused ta siis ikkagi dikteerib või mis tema jaoks olulised on, milles siis kas mõnikord riigid soovivad vabaneda, näiteks ka ütleme Poola ja Tšehhi sõlmisid ka, vist isegi Venemaaga pärast juba Nõukogude Liidu lagunemist lepingut, kus nad lubati seal vastastikku sõjahaudade eest hoolitseda ja hea seista, aga ikkagi siis selle Venemaa agressiooni näidete kasvades siis tegelikult Poola ühel hetkel hakkas neid monumente seal demonteerima, mis jällegi, kui vaadata seda asja mingi Vene narratiivide perspektiivist, siis Poola jällegi rikkus omakorda neid lepinguid, mis oli Venemaaga sõlmitud, et ei oleks tohtinud neid ühepoolselt lihtsalt maha võtta. Aga siis võib-olla viimaseks küsimuseks, nüüd kus meil on selline olukord, et maskid on mõnes mõttes langenud, et USA president Donald Trump räägib ise suhteliselt avalikult sellest, kuidas Venezuelas on pannakse uus režiim võimule ja see režiimivahetus ei ole enam tabuteema, suurvõimude selline vaheline võimupoliitika maailma areenil ei ole enam midagi, millest ei saaks rääkida ja rahvusvaheline õigus on muutumas. Kas nüüd võiks siis olla selline hetk, kus meil saab tagasi sellisesse auväärsesse rolli diplomaatia, mis võib-olla vahepeal natukene kaotas oma sellist olulisust suurriikide vahelises suhtluses? Suurriikide omavahelises suhtluses, aga ilmselt ka siis väiksemate riikide jaoks, eks ole, et ilmselt ütleme niimoodi, et need sündmused toovad esile mingid käärid selliste võib-olla loomuõiguslike printsiipide, ideaalide vahel või sellise arusaama vahel, et rahvusvaheline õigus, kuidas ta perfektses maailmas või mis need normid on, me võime alati neid hukkamõistmisi teha ja öelda, aga samas see maailm siis selles mõttes on meie ümber piisavalt muutunud. Ma ei tea, mis see diplomaatias nagu tähendaks, sest ikkagi diplomaatia, kuidas öelda, selleks, et ka ellu jääda teistpidi, sa pead mõnes mõttes
teadma, kes sa oled ka riigina ja ka riigina peavad sul olema mingid põhimõtted. Ma arvan, et demokraatlikus riigis eriti see vastupidine ei olekski ka võimalik, et see peab kuidagi väljendama seda, mida see rahvas ikkagi siis õigeks peab ja millesse ta nagu usub, aga ma arvan, et see põhijäreldus on see, et ta muudab maailma meie ümber realistlikumaks ja ilmselt maailma realistlik võtmine tähendab seda, et ühel hetkel tuleb kõigiga rääkida. Silmakirjalikkus on nüüd muutunud natukene keerulisemaks. Selles mõttes või siis naivism, et kui sa arvad, et lihtsalt mingite ilusate printsiipide alusel, millest võib-olla praktikas kinni ei peeta alati, et on kõike võimalik tagada, et ei pruugi olla, et mõnikord tegelikult, kuidas öelda, tuleb rääkida ka nendega, kes meile tingimata ei meeldi. Ja see selles mõttes selline, tõenäoliselt see, kui konkreetselt väljendada, siis ma arvan, et Eesti jaoks tähendab see järeldus seda, et me peame ikkagi arvestama sellega, et Venemaa kuskil ära ei kao siit meie naabrusest. Ja selles mõttes selline puhtalt sajatamine Venemaa suunas ei ole alati see poliitika, mis nii-öelda mis üldse tagab selles mõttes selle, et me selles mõttes saame üldsegi oma positsiooni alati kuuldavale tuua. Aitäh, professor Lauri Märksoo, et te võtsite selle aja, et meiega nendest teemadest vestelda. Aitäh kutsumast!